Tere kõigile! Mina olen Tarvo ja tulen siis TalTechist. E-valimistega, nende internetivalimistega olen siis oma doktoritöö raames seni tegelenud ja täna siis püüan jagada oma kogemusi sellega ja siis läbipaistvuse nurga alt. Taustaks veel nii palju, et see valimiste lahendus on häbemata suur. Kommentaarina öelda, et mul oli väike meeskond, kellega me proovisime panna püsti labori tingimustes enda arvutis kõik komponendid, mis täna meil on. Ja see läks kuudesse, et kõik komponendid tööle saada. Aga me saime. Võrdluseks võin tuua, et me proovisime sama meeskonnaga panna ka näiteks Eesti teist väga head lahendust X-teed. See läks vähem kui 2 päeva, et lihtsalt taustaks, et mis süsteemist me räägime täna. Kõigepealt ma tahaks alustada 2 mõistega. Et mina pean tehnoloogia all silmas tänases ettekandes protsesse, tööriistu ja neid teadmiseid, mida mingi eesmärgi saavutamiseks vaja. Ja läbipaistvuse all seda arusaamist, kuidas neid tööriistu kasutada. Ja vastand sellele läbipaistvusele oleks siis must kast. Midagi, mille kohta ma ei tea, mida ta seal teeb, mis tema eesmärk on. Ja mis siis on läbi minu pilgu see seis läbipaistvusega. Et ei ole leidnud veel seda musta kasti. Et selles suhtes ütleks, et meil on seis ikkagi väga hea. Halle kast on, siinsamas mainiti valijarakendust, kood on kinni, aga see ei tähenda, et ma ei teaks, mida valijarakendus teeb. Et see, et ta ei ole must kast, tõestab see, et meil on valimistel antud hääli ise tehtud rakendusega. Et täiesti musta kastiga kindlasti tegu ei ole. Enne kui ma lähen selle juurde, et kui palju on siis piisav, et täna meil on mõned hallid kastid, palju läbipaistvaid kaste või komponente, tooks ühe paralleeli. Kujutame ette, et me istume kõik restoranis, meil on siin avatud köök, suurelt on retseptid seina peal kirjas, saame vaadata kogu toidu valmistamise protsessi ja mina julgeks öelda, et meil on tegu läbipaistva söögi tegemisega. Aga kas see tähendab automaatselt, et näiteks toit on ohutu, vastab retseptile või mis saab siis, kui köök ei ole avatud? Istume restoranis, tuuakse söök ette. Kas siis on mingid teised reeglid ohutuse osas näiteks? Et ilmselt mitte. Et see avatus, näiteks selle kööginäite puhul, automaatselt meil ei taga seda ohutust. Mis meile tagab, on tõendid. Mis need olla võivad? Mingid tarnedokumendid, proovid, protsessi dokumenteeritud. Et meil on vaja tõendeid ja kindlasti siis mingit sõltumatut kontrolli. On see Terviseamet, keegi muu, keegi, kes kinnitab, et jah, need tõendid olid. Ehk läbipaistvus on oluline, aga miks meil teda vaja on? Meil on vaja teda selle jaoks, et leida need tõendid. Kui ta on suletud süsteem,
me päris hästi aru ei saa, kuidas see toimib, siis me ei suuda ka hinnata seda, et kas meil on piisavalt tõendeid. Et see läbipaistvus ei asenda tõendeid, ta annab meile siis selle raami. Läbipaistvus on kindlasti siis sõltub vaatenurgast. Mina räägin siin sellest vaatenurgast, kus ma olen mitu aastat e-valimiste, internetivalimistega tegelenud. Samas, kui ma lähen näiteks kööki, mul ei ole seal nii palju kogemust. Mind isegi see puhas vaatlemine ei aita. Aga nüüd e-valimiste kontekstis, kui palju on piisav? Kui palju läbipaistvust on piisav? Minu jaoks on teda vaja nii palju, et me suudaksime kogu ahela tõenditega katta. Alates valija tahteavaldusest kuni valimiste infosüsteemini välja. Et mul oli väga hea meel näha riskianalüüsis, et oli ka välja toodud valimiste infosüsteem. Et täna meil toimub auditeerimine ühel lõigul, aga tegelik protsess on natukene pikem. Kus on lüngad? Kõik need võib-olla ei ole mul ei ole see nimekiri väga pikk siin. Et kindlasti on midagi veel siin riskianalüüsist võtta, mida siia panna. Esimene punkt on seesama riskianalüüsist, kus oli valimisjaoskonna töötaja näiteks eksimus või pahatahtlikkus, kus märgib kedagi paberhääletunuks, kes tegelikult ei hääletanud, see automaatselt ühistab tema e-hääle ja sellega võimalik valimistulemusi mõjutada, meie terviklikkust rikkuda. See teine punkt, kadunud sedelid, see on selle skeemi tutvustamisest peale olnud teadlik valik. Eestis ei ole, et siin oli juttu sellest kontrollrakendusest. Mis on kontrollrakenduse eesmärgid? Miks meil on kontrollrakendus? Et mina olen leidnud 2 eesmärki. Üks on see, et ma saaksin teada, mida ma allkirjastasin. Täna digiallkiri toimib sisuliselt valge paberi allkirjastamisena. Et me anname allkirja ja rakendus paneb seal allkirja kuhugi. Et see on digiallkirja puhul on see tavaline. Aga nüüd me lihtsalt, kuna on salajane kõik, krüpteeritud kõik, siis me ei näe seda vastust kohe ja meil on eraldi rakendus. Teine eesmärk on, et kas on kohale jõudnud, kas server sai selle kätte, kas valimise süsteem on selle kätte saanud, meie siis sellest valija rakendusest. Et siit võib-olla üks kõrvalmärkus eelmisele küsimuse öeldi, et kas ilma valija rakenduseta või et ei ole lahendust, et võib-olla on, kui neid eesmärke lahku lüüa. Aga nende kadunud sedelite juurde tagasi tulles, meil on disainitud niimoodi, et meil ei ole avaliku teadete tahvlit või sellist kohta, kuhu kohe läheksid hääled üles. Et mõned riigid on seda siis proovinud, aga meil jäi salajaseks see valimis, siis, kuidas seda nimetada, keegi oskab inglise keeles enda bulletin board, ta on, meil on ta siis privaatne, salajane, valijad seda ei näe. See on ehitatud niimoodi, et 2 süsteemi, 2 teenust turvavad üksteist, et see oleks meil turvaline. Aga disaini hetkel juba oli teada, et teoreetiliselt, kui need 2 tükki teeksid koostööd, nad võiksid hääli ära unustada. Et
väga teoreetiline asi, aga et see on kohad, kus on raske tõendeid täna leida. Mis võiks järeldada, et rohkem tõendeid on parem. Samas just kõlas ka, oli erinevaid neid riske, üks on teavitusrünne. Kui meil oleks tõend, et ma hääletasin, keegi teine hääletab minu ID-kaardiga, ma saan teate, näed, hääletati, see on tõend. Aga siin just räägiti, et see on risk ka samas. Et Eestis kogu see interneti valimine toetub väga kordusvalimisele. Ilma kordusvalimiseta ma ei ole kindel, kas 2005 aastal Riigikohus oleks öelnud, et jah, see on okei. Et seal 2005 toodi väga selgelt välja, et mõjutusründe kompenseerimiseks kordushääletus on midagi, mis siis on piisav. Kui meil selle kordushääletuse kohta on liiga palju informatsiooni, mitu korda ma olen hääletanud, millal ma olen hääletanud, siis saab mõjutaja kasutada seda sinu vastu. Ja see on põhjus, miks seaduse tasemel on kuulutatud tänase saladuseks. Ja mõjutusrünne siis pakuks sellist kanalit. Aga ütleme, seda ma pole veel kuskil väga palju viidanud. Minu viimane avaldatud teadusartikkel tõi välja ühe sellise kanali, mis meil juba täna on olemas. Et ma loodan, et sellega valimisteenistus on sellest teadlik ja ma loodan, et meil juba midagi kohe varsti muutub. Aga probleem on selles, et kui me allkirjastame mobiiliga, ID-kaardiga, siis üks regulatsioon nõuab, et sellest jääks jälg maha ja jääbki jälg maha. ID-kaardi toimingute logi või siis üldse need e-identiteedi kasutamise logi jääb meil maha. Et kui selle mõjutusründe puhul oli stsenaariumis see, et me pakume seda selleks, et mingit teist riski ära hoida, siis meil tegelikult on see negatiivne pool juba olemas. Meil on juba see kanal olemas. Et e-valimiste kontekstis me võib-olla nii palju kasu ei saa, aga kanal kui riskina on väga tugevalt olemas. Aga lähme edasi. Ma ütlesin, et meil oleks vaja tõendeid. Aga nüüd on küsimus, et kes kontrollib neid tõendeid. Et korraldaja kindlasti kontrollib, selles ei ole küsimust, tema on ka tõenäoliselt kõige teadlikum, tema jaoks on see kõige läbipaistvam. Aga see ei ole piisav. Meil on lisaks audiitor, aga audiitorite puhul on mul siis kaks sükest märkust. Et üks on see, et kui suur on see ring. Et täna ainukesed inimesed, kes väljaspool korraldajaid saavad andmetele ligi, üldse millegi põhjal midagi otsustada, kinnitada, on audiitorid. Et mina ei ole auditeerimisel juures olnud, aga ma olen protokollidest aru saanud, et on üks juhtiv audiitor ja siis tema abi. 2 inimest, kes kogu Eesti siis e-valimised kinnitab. Ja seadus ütlebki, et valimisteenistus valib audiitori ja kes kinnitab. Ta ei ütle, kuidas ta selle kinnitamiseni jõuab. Et meil on mingi reglement, protsess ette antud audiitorile, aga kas ta päriselt kunagi on iseseisvalt koodiga tutvunud, mida ta teinud on, milline tema ettevalmistus e-valimiste kontekstis, me ei tea. Seadus seda ei nõua. Seaduse mõttes on tõenäoliselt kõik korras, kui ta on selle kinnitanud. Aga see on see koht, kus
ma täna näen kõige suuremat kitsaskohta. Et kes iganes seda kontrollib, et tal oleks korralik ettevalmistus, tal oleks ligipääs andmetele ja aega proovida, otsida üles, kas, ütleme, siin oli näiteks, et meil on avatud kood. Mina olen proovinud defineerida dokumentatsiooni põhjal, mis on siis need reeglid, millele peab tänane interneti valimine vastama. Ma sain serveri poole peal mingi portsu reegleid. Ja siis ma otsustasin, et okei, aga ma võtan koodi ette ja vaatan, et kas kood tagab mulle need asjad. Ja avastasin, et mul on 140 faili, mida ma pean läbi töötama rida-realt, et aru saada, kas need kõik on, sest need küsimuse vastused võivad olla igal pool laiali. Ja ma avastasin, et mõned asjad tundub, et nagu kontrollitakse, mõnda asja ei kontrollita, kas kood seda peab tegema, ei pea tegema. Aga kui paljud audiitoritel on aega täna teha 6 aega, 2 kuud, pool aastat mingit ettevalmistavat tööd, et see ei ole etteheide tänasele auditeerimisele, vaid selle eesmärk tõenäoliselt on ajas muutunud. Kui meil varem oligi, ta rohkem kinnitas protsesse tehti vastavalt juhistele, siis täna mina tahaksin näha sisulisemalt auditeerimist. Et keegi päriselt kontrolliks, leiaks näiteks, et ta on leidnud ühe vea ülesse, kui ma panen sinna valimiskasti näiteks võltsitud sedeli. Et kas täna on mõni audiitor seda võimeline tegema, ma ei ole kindel. Aga loodetavasti liigume sinna poole, kus meil on selline auditeerimine. Aga kokkuvõttes tuleks selle usaldusväärsuse juurde tagasi või siis usalduse skeemi juurde, et läbipaistvus andis meile tõendid ja selle, et me saame asju reprodutseerida. Nii palju, kui ma olen siis katsetanud, mul ei ole tegelikult olnud mitte ühtegi siis kommentaari e-valimiste tehnoloogia enda kohta. Minu käest on küsitud, et kas e-valimised on turvalised. Ütleme, ma arvaks, et on turvalised. Ma ei ole leidnud mitte midagi, mis seal nii vilt oleks. Et küsimus on minu jaoks selles auditeerimises. Ja mis minu jaoks on väga oluline ongi see korratavus. Me saame uuesti läbi proovida. Meil on üks sisend, meil on üks valimiskast ja me võime selle valimiskasti võtta. Meil on reeglid dokumenteeritud ja me saame proovida. Täna, ütleme, see on ka üks element, mida ma ei näe, et audiitorid täislõigul teeksid. Et on mingid elemente, mida korratakse, aga see saaks olla oluliselt siis otsast otsani. Ja niimoodi võiks jõuda siis selle usalduseni. Ma näen, et aeg jookseb kokku. Ma tahaks mõne küsimusega võtta, sellepärast ma ise praegu rohkem ei heietaks. Ma teeks kohe ühe kiire faktitäpsustuse. Kui sa ütlesid, et digiallkiri antakse valgele lehele, siis seda sa vist nii laialdaselt ei mõelnud, kui seda võib-olla võib tajuda seda lauset, eks ole? Jaa, sa mõtlesid, et sa annad voli programmile. Sa näed ekraanil, mis sul seal on. Ja nüüd programm käib ja allkirjastab selle dokumendi. Tüüpiliselt sa näed vahetult seda tulemust. Ja see on see, mis tagab mulle igapäevaselt usaldusväärsuse. Kui ma dokumendi allkirjastan, mul on ka kohe allkirjaga dokument seal kõrval. Isegi kui korraks enda programmi käes. Ütleme, et kui mul oleks allkirjastamise programm, mis on kuskilt liba, siis võiks vabalt tekitada olukorra, kus ta allkirjastab hoopis midagi muud minu allkirjaga.
Et sama nagu võib juhtuda see, mille pärast meil kontrollrakendus on, sama, mis võib juhtuda selle valija rakendusega. Kui ta on manipuleeritud, ta võiks võtta minu dokumendi asemel ja allkirjastada midagi muud. Jah, lihtsalt mida ma tahtsin saavutada on see, et kui keegi kunagi seda videot vaatab, siis ta ei tõlgendaks seda niimoodi, et Eesti riigis antakse digiallkirju valgele lehele, seal on see räsidega kontroll on vahel. Lihtsalt see on nagu tulevastele kuulajatele, kes te seda videot vaatate, et siin võib-olla see lausa läks niimoodi. Aga ma tahaks ka, et keegi saaks küsida Tarvolt küsimuse. Ja siin kahjuks jõuti ette. Käpp või lünk oli, et ülehääletamine, korduv hääletamine. Mina ei saanud täpselt aru, milles see lõtk või viga seal seisnes. Täna on mõned võib-olla isegi nagu valimiste, internetivalimiste mõttes on nad sisendid. Näiteks valijate nimekiri. Kui keegi annab meile valijate nimekiri, tuleb allkirjaga, keegi on selle kinnitanud, et valijate nimekiri on seekord selline. Või näiteks seesama siis see jaoskonnast tuleb nimekiri, kes on paberhääletanud. Et seda, keda märgitakse paberhääletanuks, ametniku siis kontrolli all on see. Ta peaks seda tegema korrektselt ja mingid protseduurid tõenäoliselt seda toetavad ja kontrollivad, aga see on midagi, mis tuleb sisendina ja praegu teda lihtsalt aktsepteeritakse. Tuli allkirjastatuna, võtame, et auditid ja tõendid minu jaoks seal nagu internetivalimise poole pealt puuduvad. Ei taha, siis. No, Jan, teeme kiire. See, Jan Villemson Küberneetika. See ettepanek, et filtreerida EID logidest häälte allkirju välja, on tegelikult väga vana ettepanek. Et seda mina mäletan analüüsiti juba 20 aastat tagasi. Ja ma isegi nagu minu mälu ütles, et seda kunagi tehti, ja siis ma küsin Tarvi käest järele ja Tarvi ütles, et tegelikult ikka ei tehtud. Et seal on seal on taga mingisugune pikem arutelu ja diskussioon, et võib-olla on kasulik rääkida inimestega, kes tollal arutelude juures olid, et saada seda ajaloolist taustaga natukene, et seal on ka need plusside ja miinuste kaalumised. Nii, täname Tarvot, palun.